Hei armas, Rama siin Katrin ka. Kus me oleme suga? Täiskuu säras, päikese säras, suminate ja kaagutamiste ja piiksumiste keskel. Tere tulemast Raamaportaali. Siin ja praegu. Ei saanud teha seda portaali mitte seal siseruumis, kus me aastaringselt oleme neid teinud. Ja tulin täitsa lihtsalt maja ette, panin teki maha, tibude kõrvale, et sa näed neid ka samal ajal, eks ju. Mida me tuleme siia tegema? Peale seda ettevalmistust siis võtame nüüd natukene ja joome. Sina, kes sa siia oled jõudnud, sa juba tead, et ettevalmistus kestab paar tundi, eks ju. Ennem kui me vajutame kuskile nupule, siis kõik sellesse energiasse minek, neid teemasid kokku põimides, sellepärast et energiat tuleb ju nii palju igalt poolt, igasugust ja ma olen ka endale siia välja kirjutanud just nimelt need peamised energiat, millele tähelepanu pöörata. Sest et kus meie kuu on, ehk siis, seal üleval, praegu meie jaoks küll mitte nähtav, aga täna 17:35 on ta oma täisvõimsuses siis meie aja järgi. Just nimelt, me ei näe teda selle täishiilge ajal. Me tihtipeale täishiilge ajal ei näe. Aga ta on veevalajas. Mida see tähendab meie jaoks? Millele me peaksime siis üldse oma fookuse suunama, kui nii võib öelda? Just nimelt, sa juba tead, milleks meid eelmiselt on ette valmistatud ja see kõik ju võimendub. Päike on ju lõvis. Lõvi on südamete avaja, see südame järgi sind liikuma suunaja. See julguse tase. Ega niisama lõvi julge ei ole, eks ju. Mis veel? Jupiter. Täiesti eriline seis on meil täna. Umbes samal ajal, kui me siin sinuga selles salvestuses oleme, on Jupiter päikesega ülilähedases suhtes. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kaks meie kõige suuremat sõpra, just nimelt kõige suuremat koostööpartnerit, sõpra, Jupiter ja Päike, peavad praegu oma koosolekut. Kuidas sind kõige paremini üllatada, toetada, võimendada seda, kuhu sa oma fookuse oled pannud ja edasi paned. See kuu ise, Luuna, selles veevalajas toob fookusesse vabaduse. Selle vabaduse olla mina ise, selle autentsuse sinu seest. Ja ühinemise. Veevalaja on seotud ühinemisega, kogukondade loomise ja tekkimisega, sellest me oleme eelnevalt rääkinud ja jagame sulle järjest, kuidas need protsessid vaikselt ka toimivad ja toimuvad, eks ju. See kogukondadesse kogunemine toimub ka jälle mitmel tasandil. See toimub nii nähtamatul kui nähtaval tasandil. Nii füüsilisel kui digitaalsel veebitasandil, sellepärast et kogukondasid ühendab see digitaalne maailm. Ja siis see süda toob kokku reaalsusesse. Ja need kogukonnad saavad kokku
kokku füüsilises mateerias. Kui need möödunud nädalad olid meil hästi sissepoole suunatud, hästi isiklikud, eks ju, ja rõhutasid seda, et sinust algab see muutus. Et kui sina ennast lubad väljenduda, päris endaks saada, siis see rikastab kogu ülejäänud kollektiivi. Ja nüüd me oleme jõudnud selle kollektiivsuse juurde veevalajaga. Elu küsib meie käest praegu, kuidas? Kuidas sinu valgus teenib ka midagi suuremat kui ainult sina? Ehk siis, kui vaatasime sissepoole, leidsime ennast, tunnistasime ja tunnustasime ennast, siis leiame üles ka selle, mida mul on teistele pakkuda. Mis on minu panus sellesse ühisusse? See just nimelt see põhisõnum, et sa julgeksid olla sina ise. Sest seni, kuni sa seda ei ole, oled sa üks osa massist ja see ei toida meie ühiskondlikku arengut, vaid vastupidi, hoiab seda paigal. Kui sina tuled välja ja julged olla sina ise, sobitumata teiste ootustega, vaid just nimelt vabastades need vanad rollid, milles sa ise ennast identifitseerisid, sest seda ümbruses teised ootasid. Sellega seoses lõpetama enesepiiramised. Kui sa ei saa olla sina ise, siis sa oled kogu aeg ennast piiranud mingite raamide ja piiridega. Usalda oma unikaalsust, seda ainukordsust. Ja küsi pidevalt, pane endale täitsa see jällegi silme ette see küsimus. Kas ma elan oma tõde? Või püüan ma kellelegi meeldida ja käin võib-olla tema tõe järgi? Nüüd need Päike ja Jupiter ja nad mõlemad on lõvis, eks ju. Jupiter astus ju lõvisse ennem, kui Päike astus. Ja see on toppelt julgus särada. Ütleb kohe raamat, tuleta meelde, 2 päeva tagasi olid päevasõnumid, kus konkuningas, kes esindas siis seal hetkes seda sauade kuningat, seda tule kuningat, lõvi kuningat. Konkuningas hoiatas selle tagurpidi poosi eest, kus tegemist võib olla ülemäärase eneseimetlusega, ehk siis nende nartsissismi mustrite, kas veel lõpetamata teemade või ütleb gigantomaania suurushullustuse väljendumisega, sellepärast et Päike ja Jupiter, need 2 suurt sõpra, võimendavad kõike. Jälgi, kelle tõde, kas sa liigud oma südame järgi või on sul vajadus kellelegi midagi tõestada, kellelegi kuidagi meeldida ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Siit sa saad kohe omad vastused, mida võimendatakse. See on meile kõigile, sõltumata sellest,
kes, mis, kus sa oled. Tähemärkides pidasin silmas. Nad suurendavad ühiselt meie kõigi loovust. Nii et see paberi ja pliiatsi ja lubamise teema on hästi võimendatud. Kõik see lõviväravate aeg. Seda enesekindlust, millega siis hoia meeles konkuningas ja südame häält. Kõik võimendub. See on imeline aeg, see on suurepärane aeg selleks, et jagada oma teadmisi, mida sinul on teistele edasi anda. Või alustada oma uusi projekte, neid loomingu väljendusi, mulli, ja astuda nähtavale, tulla välja sealt hermiti koopast. Oi, kus küpsetab meid praegu ma olen tänase päeva ja selle ilma üle nii palju imestanud, imetlenud ja imestanud. Hommik oli väga külm ja kõrge. Märg kõik tilkus. Taevas oli täiesti selge, mitte ühtegi pilve tutti. Praegu on väga palju pilvi, rünkpilvi ja päike on kõrvetavalt, ta on põletavalt kuum, sellepärast ma panin ka omal pika varukaga 2 põhjust. Ikka linane, eks ju, linase siidisegu on see ja sellepärast, et kui päike läheb varju, on tuul endiselt väga jahe. Päike ainult soojendab oma selle kõrvetava tulise kuumusega selle tuule nii soojaks, et see on uskumatu. See mäng, mis täna toimub, see on täiesti uskumatu. Jah, kõige paremaks lahenduseks osutubki just nimelt see naturaalne, kaitsev, toetav, mitte lubav üle kuumeneda ja samal ajal soojendav, kui tuleb see jahe tuul, kui päike on suure pilve taga. Ehk siis jällegi see meie enese eest hoolitsemise vajadus, tunnetamise vajadus. Nii, millele tähelepanu veel pöörata, et sa jälgiksid kõige selle loovuse väljenduse juures, oma uute projektide käivitamise juures, et su väljendumine ei muutuks vajaduseks saada kinnitust. Hüüumärk, küsimärk, hüüumärk. Sel juhul ei ole sa kindel oma tões, mida sa väljendad. Kui sul on vaja kinnitusi, kui sul on vaja arvamusi, mis iganes, eks ju. Sa saad sellest aru, kui sa jõuad sinna, mida ma praegu tahtsin öelda. Ehk siis see ärganud hingolend, kes on julguse künnise ületanud, kes on neutraalsuses ja jagab oma tõde, mitte kellegi teise tõde, oma tõde. Ehk siis see baseerub tema kogemustele ja tema teadmistele. Tema hinge iidsetele teadmistele. Ja kui see seda ei ole, kui sa ei ole selles kindel, mida sa tunned, mida sa jagad, siis sa küsidki neid kinnitusi, sest sa oled ebakindel. Sul on veel järgmisele tasandile liikumiseks järgmised õppetunnid läbida. Niimoodi me liigume mööda seda spiraali. Saturn astus meil ka 2 päeva tagasi retrokraadi. Jääras. Ja see
Saturni tagasikäigu sisse lülitamine, see kestab mõnedki kuud, eks ju, kas oktoobrini oli või? Ei õpi vähe. Ta ühesõnaga ütleb sulle, et ära tee automaatseid liigutusi, ära kiirusta, ära torma, tõmba pidurit. Sa ei pea küsima kõikide oma teemade ja situatsioonide korral, kui kiiresti midagi toimub, vaid kas see, mida ma teen, mida ma loon, on päriselt ka kooskõlas minu väärtustega. Kui see ei ole vajalik ei mulle, ega ma ei saa temast kasu, siis kuidas ta saab olla kellegi teise jaoks vajalik? Kui mina oma loomingut ei väärtusta, siis ma ei tee ju seda südamega. Sa näed, kõik läheb ainult lihtsamaks. Jooma pidime. Merkuur lõpetas oma retrokraadi ja liigub edasi. Et kui möödunud nädalatel tundus, et nagu mingid teemad jäid õhku, ei saanud vastuseid, ei saanud lõpetada otsuseid, plaane, mida sa oled nagu harjunud oma võib-olla tööülesannetes tegema, sest elus me ju plaane enam ei tee, eks ju. Kui me oleme voolamises, siis me oleme vastuvõtmises ja usalduses. Siis nüüd, jah, on ideaalne aeg, et lõpetada need asjad, mis pooleli jäid, teha neid kokkuleppeid, mis ootasid oma aega ja viia oma mõtted tegudesse ehk lubada hakata endel visioonidel realiseeruma. Ja kui midagi sõltub sinu sammudest, siis nüüd on aeg need sammud teha. Ära tee otsuseid ainult emotsiooni pealt. Tunneta. Maga kindlasti üle öö ja lase lahti kõigest sellest, mis on sinu jaoks, sinu elus kogetud, oma aja ära elanud ja ole väga-väga aus iseenda vastu, iseenda suhtes. Kuidas sa saad ennast toetada, mis sind kõige kergemini toob sellesse rahusse, kui sa oled kaotanud? Kas oma rajalt astunud kõrvale või oma sageduse kaotanud? Mine kindlasti loodusesse. Vaata taevast. Pane tähele, kui sa vaatad taevast. Imeline. Ta on lõputu, ta on põhjatu. Seal on imelised pilvetupsud, mis sõuavad. Ja see taevas on tähti täis. Ja tunne seda, et need samad tähed, mis pimedal ööl su poole vilguvad seal ka praegu. Mis siis, et sina neid ei näe, kas see tähendab, et neid ei ole? Nad ju on seal. Tunneta seda. Maanda ennast. Võta jalast ära, heida muru peale pikali, joo rohkem vett, anna kehale puhkust, vaikust. See tähendab puhkust kõigest. Ma tean, kui ebamugav see tunne on. Usu, ma tean. Ja sa lähed läbi sellest ebamugavusest ja sa lubad lihtsalt olla ja tunda seda ebamugavust. Ja nüüd tuleb see külm tuul. Paar sekundit jõudis päike minna pilve taha, kui tuleb külm tuul. Huvitav, mõlev. Väga värskendav antud hetkel. Jah, süüta küünal. See on elav
tuli? Mida teeb tuli sinu ruumis, kui sa selle süütad? Puhastab. Küsi. Mida ma olen valmis veel vabastama, et teha ruumi sellele, kes või mis ma tegelikult olen? Kindlasti kasuta alkeemiku päevaraamatut või oma päevikut, paberit ja pliiatsit. Kirjuta üles üks harjumus vähemalt, või üks uskumus, mida sa homsest enam kaasa endaga ei võta. Kui sa ei tea või ei taha endale neid tunnistada, palu Luunat, et ta aitab sul valgustada seda harjumust, mida sul homsest kaasa ei ole vaja võtta enam. Seda uskumust, mis sind mitte edasi ei teeni. Ja, kukekesed. Mis toimub teil seal? Jah, see ei tähenda, et Luuna ütleb, et hakka nüüd uueks sinaks. Ei, see ei tähenda seda. Vaid see tähendab seda, et lase endast lahti kõik see, mis ei ole sina. Ja õpi uut. Seda päris ennast ise tundma ja teistega jagama. See, kes on sinu sees peidus olnud kõik see aeg. Need suurimad muutused ei pruugi sündida siis, kui me õpime midagi juurde. Nii nagu me oleme harjunud seda vanade mustrite järgi. Kas või see on üks hea uskumus, mida lahti lasta, et on vaja kogu aeg juurde õppida. Vaid need suurimad muutused võivad alata hoopis siis, kui me lõpetame enese vähendamise, enda väiksemaks tegemise ja vabastame ennast nendest raamidest. Nii on. Minu ees on kandikaartidega. Ma võin oma konspekti kinni panna. Ma väga loodan, et see kokkuvõte sind siin ja praegu aitab natukenegi, sest et ta väga ilusasti on suunanud meid samm-sammult liikuma just nimelt. Iga samm on ettevalmistus järgmiseks. Nendes energiates on nii palju toimunud järgmiseid lülitusi, sa tunned seda ise. Ja me oleme jõudmas sellesse hetke, kus tõesti asjad muutuvad niimoodi. Need selgused, need taipamised, need on täpselt nipsust toimuvad. Vaatame seda, kus on meie armas väike kollektiiv. Jätan selle siia, oodame, et ei kuku. Ma väga loodan, et meie telefoni aku peab vastu, sellepärast, et ma pidin jälle teda nii palju tühjendama. No näed sa, meil on siin lõvi ja meil on siin täiskuu. Ja see sama sõnum, mida kuningas ütles. See, kus on sinu tähelepanu, mida sa toidad, seda praegu päike
ja Jupiter võimendavad. Ära lase oma uhkusel seista oma teel. Mida see tähendab? See sisemine uhkus või jonnakus või kindel egoprogrammi jälgimine. See ongi see, mis hoiab sind välja tulemise eest turvaliselt. Mine südamesse. Ja kuula teda. Kõik lahendused on käeulatuses. Ja see esimese sammu tegemine, iga järgmine samm on jälle esimene sinu teel, eks ju. See julgus ja see võimekus on ainult sinul endal. Mitte keegi ei saa sinu eest teha sinu esimest sammu. Suhtlemine on kõige alus. Luna andis meile sellised sõnumid. Ilus. Aga me tahame tegelikult ju siia välja laduda kollektiivi, eks ju. Nii. Küpsetab mul seljast ära need riided ja siis tuleb külm tuul. Aga oi, kuidas mulle meeldib see kuum. Nii, alustame. Alustame. Okei. Mulle meeldib see. Ütle, kes seda teeb. Väga võimas algus on meil siin näha. Meil on praktiliselt kõik. Tahtsin öelda, et kõik royaltid on laual, aga meil on ka 8-8 laual. Meil on 6-7. Ja ikkagi on meil royaltid laual, nii et jah, me võtame siia kuu ja päikese ja tulemi. Päike. Päike andis meile tasakaalu, temperance'i. Kuu ütleb, et lõpeta vastaseis. Seesama, mida ta juba ütles. Et ära lase seda egoprogrammi enda vabanemise vahele. Rüütel.
rüütel. Ja kuningad, kuningannad, rüütlid, mida kõike. See energia, milles me sinuga siin oleme, see on see tuleviku loomise energia, see tunnete ja emotsioonide. Vau! See on see energia, mida ma veel sulle ütlen. Vaata, kehakeel. Nii, meil on siin karikate kuninganna. Sa vaata, me oleme ühe värvi. Vau, me oleme ühte värvi. Karikate kuninganna, kes vaatab sinna kaugusesse, ta loobki neid visioone nende imeliste tunnete pealt, mille meister tema on, eks ju. Ja mida ta seal näeb? Karikate 10. Seda imelist kodu, seda kogukonda, seda õnne ja rõõmu, seda jagamist, seda tantsu ja laulu, neid imelisi emotsioone. Selles energias oleme, see Päike ja Jupiter. Ulala! Nii, mis toimub illusioonis? Siin on meil müntide 7 ja mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel kihutab praegu mingisuguse uue lubadusega sinna, kus see kaart on nii ilus. Tegelikult on see ju aja mahavõtmise kaart, eks ju, see ongi see suvi, kus enamus töömesilased on, jälle ei saa öelda, töömesilased on kõik tööl, seda siis nii otseses kui ülekantud tähenduses, aga need orjatöölised saavad osakese oma puhkuse võimalusest kätte, eks ju. Ja siit tuleb praegu mingisugune korralik uudis selles peatushetkes. Tuleb mul praegu selle sama infoga, ma nägin üleeile und, väga sarnast nendele, mida me nägime 6 aastat tagasi, siis kui meil oli enne seda esimest suurt pandeemiat. Ja vaatame, mis toimub, mis toimuma hakkab. Ma ei räägi sulle praegu seda und. Ma ei anna sulle mingisuguseid pilte. Ta on mul kirjas. Ja ta ei ole ilus. Mis toimub reaalsuses? Reaalsuses on sauade kuus, see võidukäik. Ehk kui illusiooni rahu hakatakse rikkuma mingisuguste uudistega, siis reaalsuses on tegemist väga huvitav. Koostöö ja koostöö tulemuste, see on tähistamine, see on võit. Siin on meil karikate 5 ja müntide 3. Karikate 5, oi, meil on siin veel
meil on siin ka sauade 4. Need olid mõlemad tagurpidi. Kuidas tütsi nüüd nii palju tuli? Ahah. Mida meil siin tegelikult siis öeldakse praegu? Öeldakse seda, et sellest leinast, vanadest ankrutest kinni hoidmine, eks ju see, mida meil öeldakse, et vabasta, vabasta, vabasta. See on tagurpidi, see ei ole praegu aktiivne. Ja koostöö toimub uute mudelite, need vana süsteemi ühendused lagunevad, et uusi luua. Siin on mehed kõik need tulnud välja koos ühiselt ühe valge hobuse järgi, ühe liidri järgi. Seda tööd tehakse tihtipeale õhtutundidel, küünlavalgel. Vabanetakse leinast ja luuakse uusi mudeleid. Ja need hirmud kollektiivis on seotud ebakindlusega. Ei usaldata seda, et senised oskused edasi kannavad. Mis saab, kui ma ei oska, ei saa, ei või, ei taha, ei saa, ei oska, mida iganes need ei, eks ju. Ja. Müntide 8 ja müntide 4. Tahaks ikka kinni hoida väga. Tahaks millestki materiaalselt kinni hoida, et äkki see aitab mind. Kui ma iseennast ei usalda, oma oskusi ei usalda, et äkki siis läheb paremini, kui ma hoian kinni oma, ma ei tea millest. Igalühel on oma, millest ta ei suuda loobuda. Vaata, mis on see sinu asi, millest sa ei suuda loobuda. Arvad, et sa küll ei kasuta teda, sa küll ei tarbi, sul on ta jällegi need igaks juhuks asjad võib olla, eks ju, või suhted või mis iganes. Või sul on omandatud oskused, mida sa ei ole rakendanud, sest sa ei usalda ennast piisavalt. Sellised hirmud ja kuidas neist enesekindlus ravib sealt välja nendest hirmudest, enesekindluse kasvatamine, see päris enda. Kärbes, ära jaluta minu pead. Tada! Siin on meil jällegi 3 kaarti. Mõõkade 10. Sauade kuningas, enesekindlus, juhtimine, ehk siis enesejuhtimine. Eneseusaldamine, oma ülesannete kõrgusel seismine. Kõik see, mis oli hirmudega seotud. Sa pead nendest hirmudest üle astuma, teisiti nad ei lahustu. See on sinu sees olemas. Isegi kui sa tunned ennast niimoodi, et sind on maa külge naelutatud ja sa ei suuda esimest sammu teha, ei jaluta kaardilaua peal, molli. Ei tule siia. Ei tule siia. Vaata, mille ilusti on siin kõrval. Nii. Siis sa ei ole surnud, sa hingad. Ja kui sa sellest aru ei saa, siis teadlikult hinga. Hinga hingi endasse. Ja algab uus, see on 10, algab uus ring, algab uus elu. See jalg jala ette. Kõigest sellest, näed, algab uus elu, uus ring, maailm.
üks saab otsa, üks maailm saab otsa, teine algab. Lõpeb see, mida sa kardad. See raaguspuu ja et äkki ei õnnestu. Ja mis siis, kui ei õnnestu? Sa ei saa seda mitte kunagi teada, kui sa ei proovi. Kas loobuda või alustada? Mis on seotud sinu praeguste omandatud oskustega? Sina tead, mida kõike sa oled õppinud oma kõrvade vahele. Usaldada kõige selle juures. Armastust. See toetab sind. Need emotsioonid ja otsuse tegemine. Mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel on otsustanud. Ta on otsustanud, et see printsess on minuga. See mõõkade rüütel sinu sees ja see printsess sinu sees, kes kasvab karikate kuningannaks. Suure kosmilise armastuse energia toel. Mis ei tähenda, et sina ei pea oma tööd tegema. Tema toetab sind. Kui sina ei tee oma tööd, ei täida oma ülesandeid, kõiki neid, mis siin tulevad järjest, eks ju. See ongi sinu töö, mis tuleb endaga teha. Vaadata otsa, leida need asjad, millest on raskus vabaneda. Mida sa veel kardad? Siis selle kõige teekonna peal, kus sa tervendad ennast oma hirmudest, teed oma otsused, saavutad sa oma emotsioonide üle võidu. Ja sa oled toetatud, sa oled kantud ja hoitud ja kantud. Sõna otseses mõttes, sa oled hoitud ja kantud. Armastus. Mis on armastus? On armastus, on armastus, on armastus. On valgus, valgus on armastus. See kärbes tahab kõdistada seda kätt. Lala, kas sina oled ka armastuse väljendus siin maal? Jaa, hurraa! Miilo, armastuse väljendus siin maal. Näed sa? Mina, armastuse väljendus siin maal. Sina, puhas armastuse väljendus siin maal. Nii, mis meid aitab terveneda? Usaldus. Usaldus maailma suhtes. Sa kiutad? Mis sa kiutad? Usaldus maailma suhtes. Vaata. See põlleke on täis. See on maailma, see on Veenus, kes ütlevad meile, et kõike on küllaga. Täpselt nii palju, kui sina jõuad kanda. Ja seda nii sinu muutuste jaoks kui materiaalses maailmas. Need muutused, mida me läbime praegu,
see mõõkade 8. See tervenemise teekond, ta tuli sedapidi, see teekond ei ole kerge pimesi läbida seda labürinti, mis loksutab meid üks päev ühele poole, teine päev teisele poole. See on usalduse teekond. Jällegi, kui neid samme ei tee, me edasi ei liigu. Üks samm haaval. Me ei pea saama kiirhüppeid või asju teha, vaid vaikselt liikuda. See karma, see maailm, mis meil selja taha on jäänud, see, mille me oleme vabastanud. Ja kui veel ei ole, siis need ongi need, jällegi konkreetselt need asjad, millest sa ei julge lahti lasta. Need on väga seotud siin. Siin on meil see kordus põhimõtteliselt. Sauade rüütel. Konkuningas tuletab jällegi meelde. Miks ta seda meelde tuletab kogu aeg? Sellepärast, et kui hingolend hakkab ärkama, see kes on elanud, see, kes mängib ja testib meiega, kes meile situatsioone ette toob, see devil, see saatan, see, kes on elanud. See varjupool, see sinu enda varjupool, ma näitan sulle seda pilti ka lähemalt, see varjupool, see kõlab väga hästi kokku sellega, eks ju, mis sind üleüldse tervendab läbi nende pimedate tunnelite minek, kas silmad kinni või avatult, vahet ei ole. Kui me neid teekondi ei läbi, ei toimu ka tervenemist. Ehk siis need kõige suuremad hirmud on ikkagi ületamiseks, mitte nende küüsi jäämiseks. Siin tekib see, et valik on sinu, kui need uudised, mis kiiresti liiguvad, sind viivad rivist välja, vaata kohe. Miks? Kelle huvides? Mida ma saan teha? Mida see luuna praegu aitab meil teha? Eemalduda. Ta aitab meil eemalduda millest? Valikutest 7 ja karikate 7, karikate 8. Ta aitab meil eemalduda nendest valikutest. Konkreetselt saad praegu luunalt abi paluda, et ta toetaks sinu vabanemisi, valikute tegemisi, nähtavaks toomisel. Mis on sinu kõrgemaks hüvanguks, mis toetab sinu homset, mis seda mitte ei toeta. Usalda. Usalda, et kui sa lahkud ja jätad selja taha selle, mis on praegu, see ei ole nüüd sõna-sõnalt, et ma ütlen sulle, et see, kus sa oled, sa pead lahkuma, eks ju, et usalda, et järgmise nurga taga on järgmised lahendused. See puudutab kõiki, jällegi igat tasandit, eks ju. Kus on sinu teemad? Meie ei tea seda. Kas nad on seotud tööga, kas nad on seotud suhetega, kas nad on seotud lepingutega mingisuguste, mis iganes tasandil. Praegu on sul võimalus paluda luunal abi nende
võimaluste eemaldamisel. Võimaldada eemalduda sellest, mis sind enam ei teeni. Simple. Mis toob meile rahu, kui me oleme oma mõtteid õppinud valitsema. Jaa, hurraa! Kui me oleme õppinud oma mõtteid valitsema ja siin on meil 11, see on meisterlikkus, see on justice, õiglus. See tasakaal, see kosmiline tasakaal. Siin on nüüd 2 mõõka, eks ju. Sellel kohtumõistjal on mõõk püsti. Väga tugev, väga terav. Ja tema käes on kaalud selle tasakaalu loomiseks, eks ju. Aga mõõkade kuningal on mõõk kivisse löödud. Ehk siis tal ei ole vaja võidelda enam. Ta on rahus. Tasakaal on saavutatud. Jaa. Nii, ja meie päike toetab meid. Just nimelt aitab luua seda tasakaalu. Ja konkreetselt on siin pildi peal ju meil tasakaalu inglil on vesi. Ta on seotud nii maa kui veega. Nii maa kui veega. Ja seda kinnitab meile ka see jälgiv, avastav, müntide printsess, kes ei torma, kes ei liigu, kes jälgib. Temperance, tasakaalu ingel on alkeemik. Näed, ta kallab nii nagu ikka ühest karikast vett teise. Üks karikas on maas, teine on õhus. See, mida päike toetab praegu meil, nagu sa näed ka terve selle saate jooksul, ta vahepeal on, teda vahepeal ei ole. Vahepeal on, teda vahepeal ei ole. Ta tuletab meile meelde, et me kasutaksime igat hetke, kus ta on, et me ennast laeksime teadlikult. Muidu ei lähe need õied õide. Need lilled ei hakka õitsema muidu, kui päikest ei ole. Luuna ütles meile juba, et tuleb lõpetada vastuseis. Ja ta täpsustab, et see toimub järsku. Tower. Järsud muutused, mida sina ei kontrolli. Nii et tuleb lõpetada vastuseis ja minna kaasa voolamises sellega, mis tuleb.
mis tuleb? Ei tea, mis tuleb. Nii, tulem on sauade kuue alla. Tulemi peale tuli järgmine sauade kuus. Tulem on karikate rüütel ja sauade kuus. See on emotsionaalne ja füüsiline võit, kui nii võib öelda. See on hoolivus. See on armastus. See on julgus. See on see, kuhu me liigume. See on küpsuse saavutamine. Ehk siis, kui me nüüd läbime seda protsessi, kus me sinuga oleme ja kellel millised ülesanded see lugemine on nüüd välja toonud sinu seest, siis seda teekonda käies jah, see küpsuse saavutamine. Tähed ei väsi kordamast meile, et seda teekonda läbida on meil vajadus väga paljust loobuda, et me suudaksime väga kergelt liikuda. Maandada. See on tähtis meie igas päevas, selles samas loomise väljendamises, sellesse usaldusse jõudmises, no on tüütu kärbes. On just nimelt vajalik võtta seda aega maha. Teisiti ei tule informatsioon sinuni. Kui me oleme suunatud oma päevades olema nendes vaikustes, lubamisse minemises, eks ju, sest kui sa heidadki näiteks siia maha tekile pikali, ta on siin puu all, jõe ääres. Sa lähed endasse või sa jääd vaatama pilvi või sa vaatad tibusid või puulehti või lilli, mida iganes. Alles siis saavad tulla need väljendused, mis vajavad väljendamist. Mine sügavuti, vaata, mis tahab sinu seest väljenduda. Ja tea, et ükskõik kus sa ennast leiad mingil hetkel, mis ei ole sinu jaoks tuttav situatsioon või ümbrus. Tea, et sa oled just täpselt seal, kus sa olema pead. Nii, meil on olemas ka üle pika aja
meie kõigutamatu enesekindlus. Ja vaatame, mis ta tahab meile öelda. Need lõpusõnad siia portaalikesse meile. Mida meil on vaja veel selle kogu portaali jutu peale öelda? 41 ja 13, 4 ja 5. Hinga. Sest see on su ainuke hetk. Ja see loeb kõige rohkem. Küsi oma kõrgemalt minalt. Kuidas ma saaksin? Kuidas ma saan fokusseerida ennast siia ja praegu, tuua kogu oma tähelepanu sellesse hetke? Kuidas ma saan seda kõige paremini teha? Kuidas ma saan samal ajal olla tänulikkuses? Et kõik on hästi. Sul on vastus juba, tead? See vundament, see muutus, see transformatsioon, mis sinuga toimub, see kõik saab alguse hingamisest. Too ennast kohale. Tunne, taju, kuula. Ja korda. Tänulikkus on rahu väljendus elus. Rahu väljendus elus on tänulikkus. Tänulikkus on jõud, mis toob ja aktiveerib rahu. Mille eest saan ma olla siin ja praegu tänulik? Kui sa oled toonud oma fookuse hetke siin praegu. Mille eest saan ma olla tänulik? Neid asju on ju lõputult, eks ju. Ma saan olla tänulik selle eest, et me oleme saanud veeta selle portaali siin sinuga. Selle imelise ilmaga, selle soojusega, selle tuulega, selle vaikusega, selle rahuga, selle säraga, nende imeliste sõnumitega, selle veega, nende tüütute kärbestega.
kes mind kõdistavad kogu aeg. Ei tea, arvavad, et nii ilus lill, et võib istuda küll. Aga armas, tõmbame otsad kokku ja näeme järgmine kord. Aitäh sulle. Aitäh, kes sa meiega nendes portaalides kaasas käid. Aitäh, kes sa elulooja kroonikatele kaasa elad. Aitäh, kes sa meie elutööd ja tegemisi toetad. Hoia ennast. Täna ennast. Rõõmusta enda üle. Et sul on võimalus selles mängus kaasa mängida. Ja järgmise korral.